See on küsimus, mida kogu maailm pidevalt küsib. Kõik on teada tahtnud, mida me siin teeme, kust on kõik alguse saanud. Vastuse leiame järgmisest küsimusest. Kes on Jumal? Jumal on kõikvõimas looja. Ta lõi kogu universumi tarkuses ja armastuses. Ta lõi taevad ja galaktikad, mis laienevad praegugi. Ta loob ikka jätkuvalt. Ta teab iga tähte ja planeeti nimepidi ja tema kadus maa vundamendi. Ta ütles merele, siiani sa võid tulla, aga mitte edasi. Siin vaibugu suhked lained. Jumal vormis mägesid kui savi. Ja andis elu igale olendile. Ja ta lõi mind ja ütles, et ma olen hea. Mitte ükski tema sõnadest ei tule tühjalt tagasi. Enne maad, enne universumit, enne olemasolu oli Jumal. Ta on alati olemas olnud. Igavene. Ta on, ma olen. Oma suures armastuses on ta meid loonud. Piiblis on öeldud, et ta teadis meid enne, kui ta asetas meid oma ema ihusse. Me oleme imeline loodu, meisterlikkus, meistritöö. Ja ta hoolib minust tingimusteta. Jumal on armastus, mitte inimeste ebatäiuslik armastus, vaid armastuse täiuslik allikas. Ta on mulle andestanud. Ja ma olen armu saanud, halastus. Tema annab mulle elu. Õhk, mida ma hingan, on tema oma. Ta pani iga südame tukse mu südamele. Ja mu elu on tema kätes. Tal on kogu võim, mitte kellelgi. Ühelgi armeel, ühelgi valitsusel ei saa kunagi olema rohkem võimu kui Jumalal. Ta on vägev. Ta on meie isa, püha ja hea. Jumal tahab olla meie eludes aktiivne. Ta on ravija. Ta ravis mind ja võib ravida sind. Jumal saab ära võtta valu. Tal on plaan minu elu jaoks, aga ta ei sunni mind. Vaba tahe. Ma saan temaga rääkida ja teda tunda. Ma tunnen Jumalat. Ta kuulab. Ta vastab mu palvetele. Ta armastab sind. Ta ootab sind. Ta on sulle koha ette valmistanud. Ta on Jumal.